Logopeedi töö täiskasvanutega on mitmekülgne ja väljakutseid pakkuv. Selles ametis on võimalus kohtuda erinevas vanuses inimestega erinevatelt elualadelt. Sageli on täiskasvanutel esinevad kõne- ja neelamishäired tingitud aju, pea- ja kaelapiirkonna haigustest ning traumadest. Raskused kõnelemisel, kõnest arusaamisel ja neelamisel võivad tekkida äkki või kujuneda välja aeglaselt ja ajas süveneda. Täiskasvanud patsient on võrdne partner, kes osaleb logopeedilises teraapias aktiivselt. Enne teraapia alustamist hindab logopeed, kuidas inimene kõneleb, kuidas ta teiste kõnest aru saab ja kuidas ta neelab. Teraapia eesmärgid ja suunad seab logopeed koos patsiendi, tema lähedaste ja ravimeeskonnaga. Kõnehäirega inimesel võib olla raske hääle tekitamine, õigete sõnade valimine ja nende hääldamine, mõnikord ka teiste kõnest arusaamine. Seetõttu võib olla patsiendil keeruline oma mõtteid ja soove väljendada ning ravimeeskonnal ja tema lähedastel patsienti täielikult mõista. Kõneteraapia käigus harjutab logopeed koos patsiendiga hääle tekitamist, kõnelemist, kõnest arusaamist, tegelikult suhtlemist tervikuna. Eduka kõneteraapia eelduseks on patsiendi lähedaste kaasamine, kes saavad patsienti igapäevaselt toetada ja kodus harjutamist jätkata. Kõne kõrval on väga oluline ja elukvaliteeti mõjutav roll neelamisel. Arvestades, et terve täiskasvanu neelab umbes 500–700 korda ööpäevas, võib neelamishäire põhjustada rasket tervisehäiret. Logopeed selgitab erinevate meetodite abil välja neelamishäire olemasolu, selle avaldumise viisi ja ulatuse. Ja arvestades, et neelamishäire on sümptom, mitte eraldiseisev haigus, on nii selle hindamiseks kui ka ületamiseks vaja mitme erineva spetsialisti omavahelist koostööd. Kas tunnete, et saite kõik alla neelatud? Ütelge Võimalusel püüab logopeed koostöös patsiendiga leida erinevaid meetodeid ja vahendeid, kuidas neelamist taastada või selle puudujääke kompenseerida. Neelamishäiret võib näiteks aidata ületada keskkonnamuutus, mõni neelamistehnika või eriline söömis- ja joomisvahend. Tere, Liisa! Tšau, Liisa! Kuigi täiskasvanud patsient suunab ja juhib logopeedilist teraapiat iseseisvalt, on enamasti töösse kaasatud ka patsiendi lähedased. Lähedaste kaasamine aitab patsiendil oma raskustega paremini toime tulla ja muuta logopeedilist sekkumist efektiivsemaks. Tänu tehnoloogiliste vahendite laialdasele levikule saab nõustamist läbi viia ka nendega, kes elavad kaugel või mingil muul põhjusel nõustamisele koha peale tulla ei saa. Täiskasvanud patsiendid on oodatud logopeedi vastuvõtule. Logopeediline teraapia on nagu hea rätsepatöö, individuaalne, kvaliteetne ja kaasaegne.